Enamikus kriminaalasjades ja mõistatustes on lahendus üks kõige ilmsematest vastustest. Aga on palju juhtumeid, kus tulevad ootamatud pöörded, olgu selleks siis ootamatu süüdlane või üllatav motiiv. Number 10. Kui Perth Mintist varastati 49 kullakangi, ei läinud politseil kaua aega, et panna selle kuriteo eest trellide taha 3 kurjategijat. Aastakümneid hiljem mõisteti mehed õigeks šokeeriva ülestunnistuse tõttu. 22. juunil 1982 helistasid 3 meest Perth Minti, et tellida kulda. Nad tutvustasid end kui Bob Fryer, härra York ja härra Blackwood. Hiljem samal päeval saabusid 3 turvameest soomusautodega Minti, et kullakangid ära viia. Iga üks neist maksis hoiulaenuiistu tšekiga ja neil lubati kullaga lahkuda. Järgmisel päeval läks rahapaja tšekke lunastama. Alles siis avastati, et tšekid olid varastatud ja raha polnudki. Kuld oli tol ajal väärt umbes 653 000 Austraalia dollarit, mis tänapäeva rahas oleks umbes 6,4 miljonit. Politseid oli tohutu surve leida süüdlased ja kadunud vara tagasi saada. Pärast nädalaid kestnud uurimist keskendus uurimine 3 vennale, Ray, Peter ja Brian Mickelbergile. Esimesena arreteeriti ja üle kuulati Peter Mikleberg. Tema sõnul ründasid ja väärkohtlesid teda arreteerinud politseinikud füüsiliselt, kuid ta keeldus allkirjastamast mis tahes ülestunnistust. Kuid politsei väitis, et ta allkirjastas siiski ülestunnistuse, mis süüdistas ka tema 2 venda. Mickelbergi kodu läbiotsimisel leiti põrandalaudadelt hulgaliselt hõbedat ja kulda. Ükski neist ei olnud rahapajast varastatud ning vendadel olid dokumendid, mis tõendasid, et nad olid seaduslikud omanikud, kuid sellest ei piisanud. Oluline tõend tuli ühest tšekist, millelt politsei leidis Ray Mickelbergi sõrmejälje. Kõik 3 venda eitasid igasugust vastutust kuriteo eest, kuid 1983 aastal mõisteti nad süüdi sissemurdmises, süütamises ja pettuses. Fact, et keegi neist ei avaldanud varastatud kulla asukohta, julgustas kohtuniku määrama neile karmid karistused, 20–12 aastat vangistust. Järgmise 20 aasta jooksul kaebasid vennad oma süüdimõistvad otsused korduvalt edasi. Brianil oli mõningast edu. Teda oli süüdi mõistetud vaid mõnes süüdistuses ning tema karistust vähendati vähem kui aastani. Kuid ta hukkus lennuõnnetuses varsti pärast vabastamist. Aga Ray ja Peter ei olnud edukad ning jäid vanglasse. Juhtumis toimus kummaline areng 1989 aastal. Ühele teleajakirjanikule saadeti kullakang ja märkus, millel oli kirjas: Mickelbergid on süütud ja mädanenud vanglas. Kinnitati, et kang pärines rahapaja röövist. 3 kuud hiljem leiti veel osa kadunud kullast koos teise märkusega, milles väideti, et vennad olid süüdi lavastatud. Sellest hoolimata jäid Ray ja Peter vanglasse. Alles 2002 aastal tuli tõde päevavalgele. Üks arreteerinud politseinikest, Tony Lewandowski, tunnistas üles, et vennad olid tegelikult süüdi lavastatud. Peter oli saanud füüsiliselt peksa ja tema ülestunnistuse olid kirjutanud arreteerinud politseinikud. Selle ülestunnistusega vabastati Ray ja Peter lõpuks vanglast ning Brian tunnistati postuumselt süütuks. Nad said hüvitiseks $500,000, kuid tegelikult röövi eest vastutavad isikud ei saadud kunagi kätte ning juhtum on ametlikult lahendamata. 9. juhtum. 1970. aasta mais rünnati Kanadas Ontarios elanud 2 naist teineteisest 13 päeva vahega. Nad olid väga sarnased, mõlemad olid medled ja noored emad, abielus kooliõpetajatega ning mõlemad ründas sama isik. Peaaegu 30 aastat kulus enne, kui vastutav isik vanglasse pandi. Esimene ohver oli Doreen Morby, keda rünnati tema kodus Gornleys 6. mail 1970. Kui tema abikaasa töölt koju tuli, leidis ta Doreen Morby surnukeha magamistoa põrandalt. Teda oli mitu korda tabatud 22 kaliibriga kuulidega. Nende imikust poeg oli toas, kuid temaga oli kõik korras. Juhtum šokeeris maapiirkonna kogukonda, kus Morbid elasid, kuid asjad läksid ainult hullemaks. Vaid 13 päeva hiljem koputas keegi Helen Fergusoni uksele, kes elas Palgraves. Ta oli kodus ja hoolitses oma 9-aastase poja eest, kes oli haiguse tõttu koolist koju jäänud. Helen ütles oma pojale, et ta jääks oma tuppa ning et keegi peab nende telefoni kasutama. Veidi aja pärast kuulis ta midagi, mis kõlas nagu ilutulestik ning läks alla vaatama, mis toimub. Ta leidis Heleni surnukeha põrandalt ja nägi meest, keda ta ei tundnud majast lahkumas.
kuriteopaigal leiti samad kuulid ning DNA tõendid näitasid, et mõlema kuriteo eest vastutas sama mees. Algas põhjalik uurimine. Heleni poeg suutis aidata politseid kurjategija portree koostamisel ning politsei käis ukselt uksele otsides vihjeid. Ühel hetkel kahtlustasid nad, et neil on kurjategija käes. See oli mees, kes oli tuntud oma vägivaldsete kalduvuste poolest ja viibis psühhiaatria haiglas. Rünnakud näisid olevat lakanud, kui ta haiglasse viidi ja kuritegu ei tundunud tema võimetele üle jõu käivat. Kohus leidis aga, et ta ei ole piisavalt terve, et kohtu ette astuda ning seetõttu jäi juhtum lahendamata. Aastaid hiljem, kui DNA analüüsid paranesid, võrreldi kuriteopaigalt leitud tõendeid kahtlusaluse DNA-ga ning see kinnitas, et see mees polnud see, kes võttis Doreen'i või Heleni elu. Järgmine läbimurre tuli alles 1999 aastal. Ronald Glenn West oli endine politseinik, kes aitas algses uurimises, kuid lahkus Ontariost mitte kaua pärast seda. Kui ta 1995 aastal tagasi tuli, alustas ta röövimiste seeriat, mis lõppes lõpuks 8-aastase vanglakaristusega. Kui ta oli vanglas, müüs tema perekond tema kodu. Uued omanikud renoveerisid maja, kui nad avastasid midagi vannitoa seina sisse peidetud. Nad leidsid trofeed, mis olid võetud Westi röövimisohvritelt. Nad leidsid ka relva dokumentatsiooni, mis vastas sellele, mida kasutati 1970 aasta kuritegudes. Relv oli piisavalt haruldane, et see silma paistaks ja politsei hakkas Westi lähemalt uurima. Vaadates tema vana töögraafikut, suutsid nad kinnitada, et ta ei olnud kuriteo toimumise ajal tööl. Vened sõbrad kinnitasid samuti, et tal oli relv, mis vastas kasutatule. Politsei sai DNA-d kirjast, mida West saatis vanglast oma endisele naisele. DNA kätus ja West tunnistas kuriteod üles, lõpetades lõpuks aastakümneid kestnud mõistatuse. 8. kohal. 10. juunil 2007 helistas Amy Stout abipalvega oma mehele numbrile 911. Kui abi saabus, avastati, et Bill Stout ei olnud enam elus ning Amy antud ajakava ei klappinud. Mis alguses tundus lihtsa juhtumina, võttis kummalise pöörde, kui politsei hakkas motiivi uurima. Alguses väitis Amy, et leidis oma abikaasa pärast seda, kui oli koos oma väikese pojaga poest koju naasnud. Tal oli kuul haav peas, kuid kasutatud relva sündmuskohalt ei leitud. Amy sõnul oli ta hommikul lahkudes täiesti korras olnud. Kuid lahkamine näitas, et Bill oli surnud juba ammu enne seda, kui Amy poodi läks. Tegelikult näis, nagu oleks keegi teda sel ööl magamise ajal rünnanud. Arvestades, et Ann väitis, et magas temaga samas voodis, tekitas see tema loos küsimusi. Nende poeg kinnitas samuti, et polnud oma isa eelmisest päevast saadik näinud. Kuriteos kasutatud kuul vastas sellele, mis oleks tulnud Billile kuuluvast relvast. See oli relv, mis oli mõned päevad varem kaduluks kuulutatud, kuid kui politsei otsis läbi Stouti perekonna kodu, leidsid nad relva peidetuna Billi mootorratta sadulakotti baari garaažis. Nad leidsid ka kinda pesukorvist, mille välisküljel oli jääk, mis viitas sellele, et seda oli kasutatud relva hoidmiseks tulistamise ajan. Anni DNA laiti kinda seest poolt ja see tundus olevat kohe üsna selge juhtum. Ja kui politsei hakkas motiivi otsima, leidsid nad selle kiiresti. Stouti perekond oli saanud lugematul hulgal e-kirju naiselt nimega Barbara Miller. Barbara oli Billi endine tüdruksõber, kuid hiljuti oli tal temaga lühiajaline suhe. Nüüd väitis ta, et on Billi lapsega rase ning saatis ahistavaid e-kirju ja kirju nii Billile kui ka ülejäänud perele. See oli ilmselt Annile viimaseks piisaks ja veenis teda oma mehe elu võtma. Kuid digitaalsete tõendite lähemal uurimisel ilmes kummaline pööre. E-posti aadressid, mida kasutati Barbara Milleri e-kirjade saatmiseks, olid loodud Anni arvutis. Ta oli kogu ahistamise ise korraldanud, et Billit alandada ja võimalusel üritada Barbarat tõelise kurjategijana lavastada. Kui üritati teist naist süüdlaseks lavastada, siis see ei õnnestunud. Barbara arreteeriti vaid mõni päev pärast seda, kui Bill oma elu kaotas ja ta mõisteti süüdi peaaegu täpselt aasta hiljem. Ta veedab ülejäänud elu trellide taga, samal ajal, kui tema perekond peab välja mõtlema, kuidas ilma tema ja Billita edasi minna. Number 7. Kui Oklahoma kunstiregistraator esimest korda märkas, et talle saadetud maalide pakiga on midagi imelikku, ei oleks ta iial osanud ette kujutada kummalist saladust, mille ta avastab, ega seda, milline saab olema selle lõpp. Esimest korda märgati Mark Landise juures midagi kummalist umbes 2008. aasta paiku.
see juhtus siis, kui ta astus Oklahoma City muuseumisse ja kinkis muuseumile Louis Vuittoni akvarelli. Tol ajal ei öelnud ta oma päris nime, vaid rääkis loo, kuidas ta soovib muuseumile kunsti annetada. See oli üks paljudest lugudest, mida ta oli varem korduvalt rääkinud. Museum võttis maani vastu ja riputas selle galeriisse üles. Mitte kaua pärast seda said nad postiteel veel 5 maani. Park väitis, et tegemist on Paul Sinachi ja Stanislav Lepini töödega. Need olid kunstimaailmas suhteliselt tuntud nimed, kuid mitte nii olulised, et oleks üllatav, kui keegi sooviks neid annetada. Registripidaja Matt Leninger tegi ühe maani kohta uurimistööd ja avastas Savannah kunsti- ja disainikolledži pressiteate, kus kolledž väitis, et mees nimega Mark Landis oli neile täpselt sama maali annetanud. Ta uuris veel üht maali ja leidis, et St. Louis'i moodsa kunstiülikool oli selle maali kohta pressiteate välja andnud ning taas oli selle annetanud Mark Landis. Leninger hakkas asja edasi uurima ja uurimise käigus tulid teised muuseumide registripidajad tema juurde sama looga. Mark Landis oli annetanud maale muuseumidele üle kogu Ameerika Ühendriikide. Enamik neist pärines väidetavalt sama taseme kunstnikelt, kuid mõne autoriks olid kuulsad nimed nagu Picasso. Mõnel juhul väitis ta end olevat jesuiitpreester või kasutas teist nime. Kuid erinevad muuseumid suutsid kinnitada, et tegemist oli sama mehega. Maalide uurimine ise tõestas, et kõik need olid võltsingud. Kuid Landis ei olnud meisterlik kunstivõltsija. Pealtnäha olid maalid valmis, detailid olid õiged ja need olid head koopiad. Aga Landis ei kasutanud maalide tegemiseks mingeid professionaalseid kunstimaterjale. Ta lõi visandeid, mis pidid olema 100 aastaid vanad, kaasaegsele paberile ning vanandas töid kohviplekkide ja raamide lihvimisega. Mõnedel maalidel olid näha piksleid ja mustreid, mis viitasid sellele, et algupärane teos oli enne ülevärvimist koopiamasinaga paljundatud. Mark Landis juhtumi tegi šokeerivaks see, et tegelikult polnud ühtegi kuritegu toime pandud. Ta ei müünud kunagi ühtegi oma võltsingut ega nõudnud annetuste eest maksusoodustusi. Ta lihtsalt annetas oma kunsti muuseumidele, mis omakorda ei kontrollinud teoseid piisavalt põhjalikult. Number 2. Võimud said aru, et Zoe Zhu oli kadunud, kui tema tütar leiti hüljatuna Sydney haigla juurest. Politseil ei kulunud kaua aega, et leida kahtlusalune tema kadumises, kuid lugu, mida talle räägiti, polnud see, mida keegi oleks oodanud. Zoe oli noor IT-ekspert, kes elas 2003. aasta novembris Sydneys. Viimati nähti teda turvakaamera salvestisel kõndimas koos keskealise mehega ja lükates oma last vankris. Pärast seda, kui mehe pildid avalikustati, astus Michael Wallace ise välja ja andis endast teada. Wallace väitis, et on Zoe hea sõber, kuid tal polnud aimugi, kus ta on. Politsei ei uskunud seda lugu, kuid puudusid tõendid, et tal oleks midagi pistmist tema kadumisega. 4 kuud hiljem said nad vajalikud tõendi. Üks Wallace'i tuttavatest tuli nende juurde teabega. Ta palus mehel aidata Zoe autost vabaneda ja nüüd tahtis ta tema säilmed ümber paigutada. Informaatori sõnul võttis Wallace Zoe elu 19. novembril ja viskas tema keha seejärel metsaalale. Aga nüüd tahtis ta tema säilmed viia ookeani, et olla kindel, et neid kunagi ei leita. Ta nõustus plaaniga kaasa minema, kuid teavitas politseid sellest teisaldamisest. Wallace'ile tehti varitsus, kui ta sõitis Zoe säilmetega oma auto tagaosas. Nüüd, kui Wallace tabati otse teort, rääkis ta politseile oma versiooni sündmustest. Ta oli käinud kohtamas Zoe'ga, kuid Zoe oli samal ajal suhtes ka teise mehega, kes oli juba abielus. Wallace'i sõnul andis Zoe talle raha, et ta tapaks oma armukese naise. Wallace võttis raha vastu, kuid ei sooritanud mõrva. Ta väitis, et kavatses minna teise mehe juurde ja küsida temalt raha, et hoopis Zoe tappa. See plaan muutus, kui Zoe jättis Wallace'i maha. Ta väitis, et ei mäleta midagi, kuid et ta pidi olema võtnud relvakotist, mida ta kandis, ja tulistanud Zoe'd, kui nad autos istusid. See oli šokeeriv lugu, mis pälvis meedia tähelepanu. Kui kohtus väitis kohtunik, et ei olnud võimalik kahtluseta tõestada, et Zoe'l oli kavatsus teise naise elu võtta. Tema armuke, tema lapse isa, väitis, et tema ja tema naine olid avatud suhtes. Ta nimetas Zoe'd heaks naiseks ja ütles, et Wallace üritas tema mälestust mustata ajal, mil ta ei saanud end kaitsta. Wallace mõisteti süüdi Zoe elu võtmises ja talle mõisteti 20 aastaks maksimaalse turvalisusastmega vanglasse, kuid ta vabastati hiljem 2019. aastal pärast vaid 15 aastat. Number 5.
2016 aasta mais teatasid FBI ja kohalik politsei Amy Allwine'ile ja tema abikaasale, et keegi üritab Amy'l palgamõrva korraldada. Vaid mõni kuu hiljem leidis tema abikaasa ta surnukeha. Kuriteo uurimine paljastas kummalise ja keeruka vandenõu. Amy ja Stephen Allwine paistsid olevat armastav paar, osad tihedalt seotud kirikukogukonnast Cottage Grove'is, Minnesotas. Amy töötas koerte treenerina ja ei paistnud olevat ühtegi põhjust, miks keegi tahaks talle halba teha. Seega oli šokeeriv, kui FBI saabus pere koju, et avaldada midagi, mille nad olid avastanud. Keegi oli pääsenud ligi pime veebisaidile, mis kuulus rühmitusele, kes nimetasid end Besa Mafia. See rühm võttis makseid vastu Bitcoini kujul vastutasuks selle eest, et nad tapaksid soovitud sihtmärgi. Kasutaja nimetas end Dog Day Godiks ja ta soovis, et rühm tapaks Amy. Kliendi sõnul oli Amy suhtes Dog Day Godi abikaasaga, mis põhjustas selle, et mees jättis ta maha. Ta võttis ka kasutaja koerte koolituse ärilt kliente üle. Amy'l polnud aimugi, kes tellija võis olla. Ta polnud kunagi teinud midagi sellist, nagu kirjeldati. Stephen kahtlustas, et keegi oli tema naise kellegagi segi ajanud, kuid see ei seletanud, miks Amy foto oli palgamõrvaritele saadetud. FBI soovitas paaril turvameetmeid suurendada. Pinnarigas olukord jätkus siiski. Keegi nimega Jane saatis Amy'l ähvardavaid e-kirju, käskides tal endale haiget teha. Vastasel juhul juhtub tema pojaga midagi halba. Ühtegi füüsilise ohumärki ei olnud ning tundus, et Besa Mafia veebileht oli lihtsalt pettus. Aga see ei muutnud fakti, et keegi oli tahtnud, et Amy kaotaks oma elu. 2016 aasta 13. novembril tuli Steven koos pojaga asjatoimetustelt koju ja leidis Amy surnukeha. Relv, millega tema elu võeti, oli tema vasaku käe kõrval ja esmapilgul tundus, nagu oleks ta ise endalt elu võtnud. Kuid politseil ei kulunud kaua aega, et mõista, et see polnud nii. Amy oli paremakäärine ja kummalgi tema käel ei olnud jääke, mis viitas sellele, et tema ei hoidnud relva, kui seda kasutati. Põrandal olevad plekid viitasid sellele, et tema keha oli enne surma liigutatud ja politsei määras kuriteo toimumisajaks kell 15:00, enne kui Steven oli majast lahkunud. Politsei uuris lähemalt Steveni tegevust kuudel enne Amy surma. Arvuti andmed näitasid, et tegevused, mida Steveni seadmetes tehti, langesid täpselt kokku Dog Day Godi suhtusega Besa Mafiaga. See hõlmas Amy pildi allalaadimist vaid hetked enne selle saatmist kurjategijatele ning kuriteos kasutatud Bitcoini rahakoti andmete kopeerimist. Steven arreteeriti, kuid ta ei tunnistanud end süüdi. Ta mõisteti siiski süüdi ja talle määrati eluaegne vanglakaristus ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks. Number 4. Rudolph Ruppi juhtum on üks kummalisemaid valede süüdimõistmiste juhtumeid. 20 aastat pärast esialgset süüdimõistmist on tõde juhtunu kohta endiselt mõistatus. Rupp oli 52-aastane talunik ülem Bayerist, Saksamaalt, kes kadus 2001. aasta 13. oktoobri varahommikul. Ta veetis päeva baaris joomas vaid mõne miili kaugusel oma kodust ja lahkudes oli ta joobes. Kui hommik saabus ja Rupp polnud ikka veel koju jõudnud, muutus tema perekond murelikuks. Tema naine Hermine võttis baariga ühendust, et küsida, kas nad teavad, kus ta on, kuid nad oskasid vaid öelda, et ta lahkus ise roolis olles. Rupp kuulutati samal päeval kadunuks ja aldas otsing. Alguses arvas politsei, et ta võis sattuda koduteel autoõnnetusse, kuid teel polnud mingeid õnnetuse märke ja veekogude otsingud ei andnud tulemusi. Järgnevatel aastatel korraldas politsei veel mitmeid otsinguid Ruppi või tema Mercedest leida, kuid kõik need jäid tulemusteta. Samal ajal hakkasid levima kuulujutud, et Ruppi kadumises on süüdi tema perekond. 2 aastat pärast tema kadumist kutsuti üle kuulamisele tema naine ja 2 tütart, samuti Mattias, ühe tütre poissõber. Pärast pikka ja kurnavat protsessi tunnistasid kõik 4 üles. Kuid kui politsei jätkas survestamist, muutus lugu mitu korda. Alguses väitsid nad, et Rupp lükati vaidluse käigus trepist alla ja ta kaotas elu. Kuid aja jooksul muutus lugu ning sellest sai Mattiase korraldatud varitsusmaja esikus. Seejärel kõrvaldasid nad ta, söötes ta farmi loomadele. Majast ei leitud ühtegi DNA tõendit, mis lugu kinnitaks, kuid politsei väitis, et siiski oli võimalik, et seal toimus vägivaldne kuritegu. Pärast õigusnõustaja poole pöördumist võtsid kõik 4 kahtlusalust oma ünestunnistused tagasi, kuid kohtuprotsess jätkus siiski. Tõendite puudumisest hoolimata mõisteti nad süüdi.
Grupi tütred veetsid vanglas vaid 2 aastat, kuid nende ema ja Mattias mõisteti 8,5 aastaks vangi. 2009 aastal, 4 aastat pärast süüdimõistmist, leidsid töölised, kes puhastasid Donau jõge Burgheimi lähedal veest 2 autot. Üks neist tuvastati kui Rupi Mercedes. See polnud mitte ainult tema auto, vaid tema surnukeha oli endiselt sees. Külm vesi oli tema jäänuseid säilitanud ja ei olnud võimalik täpselt kindlaks teha, kuidas ta suri, kuid oli selge, et ülestunnistuses kirjeldatud vägivaldseid tegusid ei olnud toimunud. 2010 aastal kuulutati välja uus kohtuprotsess ja selleks ajaks olid Hermine ja Mattias pärast 2/3 karistuse ärakandmist vanglast vabastatud. Kohtuprotsess toimus vaid nende nime puhtaks pesemiseks ja pärast tõendite ärakuulamist oli kohtunik endiselt veendunud, et keegi Rupi perekonnast oli tõenäoliselt Rudolfile elu võtnud. Kuna ta ei suutnud kindlaks teha, kes seda tegi, mõisteti kõik õigeks ning tõde tema surma kohta jääb endiselt teadmata. 3. William Woodi juhtum on selline, mida isegi eesistuv kohtunik kirjeldas kui kummalist ja ainulaadset. See oli identiteedivarguse skeem, mis polnud millegi muuga võrreldav ja mis röövis ühelt mehelt tema identiteedi aastakümneteks. 80ndate lõpus töötas William Wood hotdogi putkas Albuquerque's New Mexico osariigis. Tema kõrval töötas Matthew Kearns. Mõlemad olid tol ajal kodutud, kuid mingil põhjusel otsustas Kearns varastada Woodi rahakoti ja kasutada tema sotsiaalkindlustuse numbrit juhiloa saamiseks. Need 2 meest ei tundnud teineteist kaua ja peagi läksid nad kumbki oma teed. Kearns jätkas siiski Woodsi identiteedi kasutamist. Ta võttis krediitkaarte ja laene ning arreteeriti mõne väiksema kuriteo eest, mille puhul ta kasutas Woodsi nime. Aja jooksul suutis see uus William Wood siiski oma elu korda saada. 1994 aastal abiellus ta William Woodi nime all ja paaril sündis laps. Ta alustas edukat karjääri IT-valdkonnas ja hakkas lõpuks tööle Iowa ülikoolis. 2019 aastaks oli ta austatud kogukonna liige ja näis olevat oma kuritegeliku mineviku selja taha jätnud. Aga just siis jõudis see minevik talle järele. Päris Woodil nii hästi ei läinud. Ta hüples erinevate tööde vahel ja oli endiselt kodutu. Aastate jooksul sai ta teada, et tema nimele on võetud krediitkaarte ning püüdis neid sulgeda, kuid edutult. 2019 aastal läks ta Californias panka, et proovida sulgeda oma nimele avatud kontot. Ta ei suutnud aga turvaküsimustele vastata ning kui pank helistas oma andmetes olevale Woodile, ütles too, et kellelgi Californias ei ole luba tema pangakontole ligi pääseda. Pank helistas Los Angelese politseiosakonda ja Wood arreteeriti. Ta üritas seletada, et tema identiteet oli varastatud, kuid Matthew Kearns ütles tunnistusi andes, et too valetas. Kearns väitis, et tema on tõeline Matthew Wood ja see mees üritas tema identiteeti varastada. Kuna Kearns oli rohkem austatud, oli kohtunikul lihtsam teda uskuda. Tegelik Wood tunnistati kohtuprotsessiks vaimselt kõlbmatuks ja ta kästi vaimuhaiglasse paigutada. Lõpuks ei vaielnud identiteedivarguse süüdistusele vastu, veetis 428 päeva vanglas ja 147 päeva vaimuhaiglas. Kui ta vabastati, jätkas ta võitlust oma identiteedi tagasisaamiseks. Ta võttis ühendust Iowa ülikooliga, kus Kearns töötas ja seal otsustas üks politseinik juhtumiga tegelema hakata. Alguses tahtis ta tõestada, et tema töökaaslane oli tõeline Wood ja lahendada juhtumi lõplikult. Kuid mida rohkem ta vanadesse politsei andmetesse ja sünnitunnistustesse süvenes, seda enam veendus ta Woodi loos. Politseinik suutis üles leida Woodi isa, kes andis DNA proovi. Kui talle näidati Kearnsi pilti, väitis ta, et tal pole aimugi, kes see mees on. DNA tõendite ja Kearnsi loos olnud väikeste vastuolude põhjal arreteeriti ta ning ta tunnistas lõpuks varguse üles. 2025 aasta jaanuaris mõisteti ta 12 aastaks föderaalsesse vanglasse, samal ajal kui Woodsi varasem süüdimõistmine tühistati. Teine kood. 2010 aasta 22. mail astus Sam Hurri isa oma poja korterisse ja tegi häiriva avastuse. Naise osaliselt lahti riiatatud keha lebas Sami voodil ja Samist polnud kogu hoones jälgegi. Politseil ei läinud kaua aega, et pakkuda välja teooria, kuid pärast ootamatut pöördepunkti juhtumis muutus kõik täielikult. Sam oli kuriteo toimepanemise ajal 26-aastane. Ta õppis Orange Coast College'is ja elas Costa Mesas, Californias. Ta oli endiselt väga lähedane oma vanematega, kes elasid Anaheimi lähedal. 21. mail pidi Sam oma vanemate juurde sõitma, kuid ta ei ilmunud kohale.
Alguses nad ei muretsenud eriti, arvates, et ta unustas plaanid ära, kuid järgmisel päeval polnud temast ikka veel mingit märki. Tema vanemad proovisid talle helistada, kuid kõned suunati otse kõne postkasti. Ja siis sõitis tema isa Costa Mesasse, et uurida, mis toimub. Siis leidis ta Sami magamistoast elutu naise keha. Naine oli saanud raske peavigastuse. Ta oli osaliselt riietamata ja tema ülakeha oli voodil. Politseiga võeti ühendust ning korterist leitud käekott paljastas, et naine oli Julie Kibuishi. Julie oli samuti Orange Coast College'i tudeng ja keegi, kellega Sam oli väga lähedane. Mõlemad kinnitasid, et nende vahel ei olnud romantilist suhet, kuid sündmuskoht Sami korteris viitas sellele, et Samil oli mingit soovi tema järele. Politseile tundus, et Sam oli rünnanud Julie't pärast seda, kui viimane tema lähenemiskatseid tagasi lükkas. Seejärel põgenes ta sündmuskohalt, võttes kaasa oma rahakoti ja passi. Kui ta rääkis naabritega, paistsid nende jutud seda teooriat kinnitavad. Eriti naaber Daniel Wozniak ütles politseile, et ta nägi Sami päev pärast kuritegu autosse istumas ja ütlemas, et läheb mõneks ajaks vanemate juurde elama. Aga pöörde tõi Julie lahkamine. See näitas, et kogu magamistoas toimunu oli lavastatud. Julie oli elu kaotanud tunde, enne kui ta riietest lahti võeti ja voodile asetati. Keegi oli tahtnud kuriteo motiivi varjata. Politsei kahvustas endiselt Sami. Sami isa abiga suutsid nad jälgida tema pangategevust ja avastasid, et keegi oli Long Beachis sularahaautomaadist palju raha välja võtnud. Keegi oli samuti tellinud pitsa Long Beachi aadressile, kasutades Sami pangakaarti. Politsei leidis kaardikasutaja üles ja tuvastas teismelise poisi, kes tabati sularahaautomaadi juures. Ta ütles politseile, et keegi teine andis talle selle kaardi ja palus tal nende jaoks raha välja võtta. See inimene oli David Wozniak. Politsei rääkis Wozniakiga uuesti. Alguses väitis ta, et aitas Samil varjata rünnakut Julie vastu, kuid kui politsei teda rohkem küsitles, tunnistas ta lõpuks üles. Ta võttis Sami elu 21. mail, siis meelitas Julie Sami koju ja ründas teda. Tema kogu motiiv oli rahaline. Tal oli $1000 võlgu ja ta teadis, et Samil oli lahinguteenistuse eest saadud raha säästetud. Ta võttis Julie elu ainult selleks, et oma jälgi varjata. Wozniak ütles politseile, kuhu ta Sami keha jättis ja lugu kinnitati ning ta mõisteti süüdi ja talle määrati surmanuhtlus. Number 8. Kui politsei esmakordselt reageeris väljakutsele Christine Banfieldi kodus, tundus nende ees olev juhtum suhteliselt lihtne. Kuid kui need juhtumid lähemalt uurisid, sai selgeks, et miski polnud nii, nagu paistis. Christine Banfield elas Herndonnes, Virginias koos oma abikaasa Brendani ja nende väikese tütrega. Nendega elas ka au pair, Brasiiliast pärit naine nimega Juliana Magalhães. Kõik paistis väljastpoolt positiivne, seega olid 2023. aasta 24. veebruari sündmused täiesti ootamatud. Politsei kutsuti Banfieldi elukohta pärast vägivaldset sissemurdmist. Magalhães kohtus väljas reageerinud politseinikega ja selgitas, mis oli juhtunud. Ta oli näinud tundmatut autot korteri juurde sõitmas, kui ta aitas Banfieldide tütart reisiks valmis panna. Ta kutsus Brendani koju ja nad läksid sisse, et leida peamagamistoast mees, keda kumbki neist ei tundnud. Mees ründas Christinet, nii et Brendan tulistas teda relvaga, enne kui üritas oma naisele esmaabi anda. Kui ta nägi, et mees liigub, tulistas ka Magalhães teda ja võttis temalt elu. Christine oli saanud mitu haava terava esemega ja suri. Alguses tundus, et tegemist oli ebaõnnestunud sissemurdmisega. Siis avastas politsei salapärase mehe isiku. See oli Joseph Ryan ja väidetavalt oli ta kutsutud majja Christina poolt. Joseph oli kasutanud Christina telefoni, et saata kellelegi sõnumeid ühel intiimsel veebilehel. Kasutaja kutsus Josephi külla, et ellu viia ühe fantaasia. Kui seda lugu uskuda, siis otsustas Joseph minna vastu nende kokkuleppele ja üritas Christina elu võtta. Kui politseinikud uurisid Josephi tausta põhjalikumalt, tundus see järjest vähem tõenäoline. Uurides veebisaidil saadetud sõnumeid, ei kõlanud need samuti Christina moodi. Politsei hakkas kahtlustama, et toimub midagi muud. Mõni kuu hiljem näitas Banfieldi elukoha läbiotsimine, et Magalhães oli juba kolinud peamisse magamistuppa ning Christina fotod olid asendatud tema ja Brendani fotodega. Magalhães arheteeriti ja lõpuks tunnistas ta tõe üles. Ta oli Brendaniga juba kuid salasuhet pidanud. Brendan tahtis oma naisest lahku minna, kuid ei soovinud jagada lapse hooldusõigust ega kaotada osa oma rahast. Nad mõtlesid koos välja plaani, kuidas Christinest lahti saada.
Nad esinesid tema nime all, et korraldada kohtumine Joosepiga, juhendades teda kaasa võtma terarista. Ja kui Joosep maja jõudis, avas Brendan tema pihta tule ja kasutas siis tema toodud relva, et Christinet rünnata. Brendan jätkas oma süütuse kinnitamist, kuid Magalhães tunnistas kohtus ja lõpuks tunnistati ta süüdi. Ja talle määrati eluaegne vanglakaristus, samal ajal kui Magalhães sai 10-aastase karistuse. Suur tänu, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.